No nii, tere õhtust, et ma arvan, et te kõik olete juba aru saanud, et mina ei ole Ago Pärtel-poeg. 2 minutit, ma teen sissejuhatuse ära sellele, ja et Ago tegemistesse sekkusid siin kõrgemad jõud ja seetõttu Agot täna ei ole siin. Aga ma loodan, et sellest ei ole hullu midagi, sest et te tulite ju tegelikult Toomas Kihosiga kuulama ja mina olen siin lihtsalt, et seda vestlust natuke toetada ja juhtida. Lisaks sellele, et meil on täna siin kevadhooaja viimane raamatuaasta kohtumine, on siin ka raamatu Pundinuiad esitlus, nii et pärastpool on võimalus seda raamatut osta. Ja ütlen juba etteruttavalt ära, et meie järgmine raamatuaasta kohtumine tuleb siis septembris ja siis ootame Maarja Jakobsoni siia. Täpsem reklaam siis juba suve teises pooles. Ja kui teil on veel nüüd siin enne suve hakku tahtmist veel mõnel meie üritusel osaleda, teen reklaami ühele üritusele, mis selgus nüüd alles äsja, nimelt järgmisel nädalal. See on siis 18. juunil kell 5 on meil samuti luuleõhtu, on luule ja trummid, selline põnev kooslus. Nii et kellel on järgmisel nädalal aega, siis 18. juunil kell 5 olete oodatud nautima luulet ja trumme. Aga nüüd asume päriselt tänase ürituse juurde, sest nüüd on kell tõesti 17.30 saanud. Ja tere tulemast, Toomas Kiho. Tere. Kui nüüd selleks tänaseks ürituseks ette valmistusin, siis vaatasin, et ega Wikipeedias teie kohta väga palju juttu ei ole. Et see kokkuvõte on üsna napp, ütleb, et olete matemaatik, ühiskonnategelane, doktor ja presidendi nõunik ja peaministri nõunik ja lisaks ka Eesti Vabariik 100 juhtrühma esimees olnud. Olen olnud veel mitut asja, aga Eesti Vabariik 100 on ammu läbi, seda ei ole. Need presidendid, või see president, kelle mina töötasin, on ka juba teispoolsuses. Ja peaministrid, kelle ma töötasin küll kõik elus, aga ammu enam mitte ametis, nii et need on olnud asjad. Ja. On teil endal ka poliitilisi ambitsioone, et olla mitte nõunik, vaid suunduda ise poliitikasse? Ei, palju mugavam on olla nõunik. Nõunik ja niiditõmbaja, kui oma näo ja vastutusega olla rahva ees kottida ja tümitada. Palju mugavam. Teie kunagised klassikaaslased, kellega ma siin natuke ka nõu pidasin ja vestlesin. Mõnda ma näen isegi siin. Ja täpselt, ma arvan, need ongi need, kes... Mõista, kes ta on, aga ei, see ei ole praegu mõistatuste mäng. Ja ütles, et tegelikult oli teil päris hea lapsepõlves loominguline soon ja teatrianne. Et läksite õppima matemaatikuks, aga olite kooli aastatel ka päris edukas teatrilavadel. Et kuidas sündis see otsus saada matemaatikuks? No, täpselt ma öelda, et ma ei läinud õppima mitte matemaatikuks, või matemaatikat. Et see oli ju Brežnevi aeg. Ja Brežnevi ajal oli, need, kes seda mäletavad, üks põhiline asi, mis noormehi kannustas, oli see, et mitte sattuda Vene sõjaväkke. See oleks olnud ilge jamps 2 aastat kuskil Tontiakus Kalugas. Ja seetõttu jäid sõelal ikkagi need erialad, mis sellel aastal ülikoolis vastuvõttu korraldasid või ülikoolides. Ja Tartu Ülikool tundus kõige mõistlikum igal juhul, ikka Tartu Ülikool. Ja matemaatika on mingis mõttes väga paljude asjade alus, mõtlemise alus näiteks. Ja selgete arusaamiste alus ja peale matemaatika puhul võis olla ka kindel, et vähemalt nendes loengutes, mis just erialaloengud olid või praktikumid, nendes ei saadud sulle ju valetada. Et selles mõttes see teaduskond, muidu olid seal ülikoolilised õppeained, mis kõikides teaduskondades olid NLKP ajalugu ja dialektiline materialism, ajalooline materialism ja poliitökonoomiline, sõjaline õpetus. Ükskord terve päev nädalas, meil näiteks 4 päev. Aga lõpuks oli see ikkagi teaduskond või teadmine, mille omandamine tundus olema väga mõistlik, et see annab alus kõigeks muuks ja pealekauba on ju nii, nagu te isegi teate,
et kui sa õhtul vabal ajal, või sa üldse vabal ajal loed pigem raamatuid või ütleme, tegeled filoloogia või ajalooga, siis kes ei viitsib, kui sa õpid ajalooga, tegelikult õhtuti matemaatikaga tegeleda, see on maru jabur. Et seetõttu pigem õpi sunduslikult seda, millega sa vabal ajal ei viitsi tegeleda ja siis vabal ajal tegele mõnusamate asjadega. Need on mõned kaalutlused, miks see teaduskond sai valitud. Olete te selle erialal ka töötanud? No ma olen töötanud ühe semestri Helsingi Tehnikaülikoolis, lektorina oli mu amet vist, õpetasin Helsingi Tehnikaülikooli arhitektuuri osakonna välisüliõpilastele kõrgemat matemaatikat. Huvitav oli muidugi see, et mina olen eestlane, kõrgkool asus Soomes, õppeaine oli kõrge matemaatika ja kõik üliõpilased olid hiinlased. Viimane kui üks oli pull vaadata, kuidas hiinlased konspekteerivad matemaatika loengut. Kirjuti hiina keeles ja siis valemid siis sinna vahele, kõik konspekteeriti hiina keeles üles, see oli väga huvi. Aga ma kasutasin seda aega oma doktori töö kirjutamiseks ka seal lisaks sellele, et 1994. aastal õnnestus mul doktorikraad saavutada. Ja see on minu otsene erialane töö, kuigi minu meelest on haridusega üldse nii, et kui sa mingi haridusele oled omandanud, sa töötad kogu aeg sellel erialal. Sul on need teadmised ja see taust olemas, et sa töötadki erialal, ükskõik mis teaduskonna või eriala sa õpetanud oled, nii et ma olen kõigil alati öelnud, nii palju mul on võimalus teile ütelda, et õppige ülikoolis ükskõik mida, peaasi, et saate targaks. Ja võtke võimalikult palju eri kursusi, et teil oleks lai pind, kuhu toetuda. Vot nii. See on väga hea nõuanne nendel noortele, kes praegu hakkavad õppima. Milline oli teie lapsepõlv? Et mäletate te oma tollaseid lemmikraamatuid? Ikka mäletan. Liietigi see küsimus anti mulle ette, eelmised küsimused olid praegu eksprompt tulnud seal praegu lihtsalt. Aga see küsimus anti mulle ette, küll, et milline oli lapsepõlv, seda ei olnud, aga see, et millised raamatud lapsepõlv, see küsimus oli ette antud. No millised raamatud? Et kui, ma veel lugeda ei osanud, siis loeti mulle ette ja meile üldse mul oli vend, jõde oli veel noorem, ta on siiamaani, aga meil on enam lapsed, siis mäletan, me vennaga armastasime, kui me vanema juurde viidi, siis need Krimmi muinasjutte lasta ette lugeda. No, vanema küsib, et millise looma siis loen siis Krimmi muinasjutte. Me teadsin juba, et lugu nimega Kaks venda, mul on siiamaani meeles peagi, see oli kõige pikem. See alati tahtsime, et ta loeks ette loo Kaks venda. Mitte sellepärast, et see meil oli kogemata Kaks venda seal, aga see oli ülekaalukalt kõige pikem muinasjutt, Krimmi muinasjutu raamatu, siis oli kõige kauem võimalik mõnuleda, kui vanaema peab ette lugema ilgelt pikka teksti. Ja mis raamatud, kui ise juba lugema hakkasid, siis ikkagi need suured seiklused Maalt ja Merelt oli põhiline sari sellel ajal ju. Põhiline sari sellel ajal ja esimene raamat, ma lugesin sellest sarjast, ma mäletan, esimeses klassis oli Stevensoni Aarete saar. Ja see oli niivõrd vaimustav, et ma küsin, seal oli muidugi väga palju merenduse ja laevanduse termineid sees, mida ma kogu aeg küsisin, mis üks või teine asi tähendab. Mõned lihtsamad asjad, mida igaüks teab, et ahter ja vöör, aga seal oli igasugused neid purje eri sortide kirjeldusi ja ma neid ei tea, kogu aeg küsisin, mis on üks või teine asi. Ja see vaimustas mind niivõrd saarad, ma küsisin oma vanematest, kas sul on veel mõni mereröövlite raamat. Ei olnud. Siin ei ole ühtegi mereröövlite raamatut rohkem. Ja selles sarjas ei olnud ja nad ei osanud üldse ühtegi sellist head mereröövlite raamatut soovitada. Ja siis teisena ma mäletan, lugesin sellest sarjast 15-aastase kapteni, Jules Verne. Ja üldse need Jules Verne'i lood, mis seal sarjas olid ikka täiesti vägevad. Kõige suurem vaimustus oligi sellest 15-aastasest kaptenist ja siis saladuslikust saarest. Need olid minu vajadamatud lemmikud Verne'i raamatutest selles seiklusetule sarjast. Oli see Kapten Hatteras veel ja see 200 000 lööd vee all, aga Nood 2 just, mis on jätsid, olid ju kõige kihvtimad. Ja muidugi musketärid, Alexandre Dumas, musketäride lood, 3 musketäri 200 aastat hiljem ja 10 aastat hiljem 3 köites. Need olid ikkagi väga, väga huvitavad ja kaasakiskuvad. Ja selle sarja kohta veel, mis ei ole nii, see on ikka väga
kuidas öelda, peavool, mis ma praegu räägin. Kõik on neid lugenud, ma usun, et kõik on vaimustunud umbes samadest asjadest. Aga millest ma veel vaimustusin seal ja mida ma väga palju kaasvaimustusin, hüüdeid ei ole kuulnud, on need James Fenimore Cooperi nahksuga jutud alates Hirvekütist. Need olid minule õudselt palju läksid korda, õpetasid mulle igasugused kavaleid asju, kuidas oma silmi hoida, et veel vanas eas hästi näeksid ja kuidas kõndid metsast nii, et ei astu okste peale, et endast kuuldavaks teha ja see oli igasuguseid õpetusi ja see Hirvekütt ja Viimane mohikaanlane ja Rajaleidja ja pioneerid ja preed ja selles järjekorras nad eesti keeles ilmusid. Pärast ma sain muidugi teada, et see on ainult mingi valik, tal on neid lõputu hulk neid nahksuga jutte tegelikult viis raamatut oli eesti keelde tõigitud. Nii millegimist selles järjekorras ma neid lugesin. See oli vist selle peategelase vananemise järjekorda mandud. Ma mäletan, et me elasime siis juba teises kohas vanematega ja see sari oli mul seal eelmise elukohas vanavanemate juures. Ma ükskord haige, ma arvan, et ma lõpetasin selle 4. köite, selle pioneerid. Ja ma ei olnud ära oodata, kui keegi, ma ei tea, mu vanematest läheb sinna vanavanemate juurde, too mulle selle järgmisest, ma ei oli nii erutatud sellest, kuidas see edasi läheb, et mis see edasi saab. No need on need jutud, mis sellest seiklusjuttude sarjast olid. Ja siis muidugi klassikalised lasteraamat Astrid Lindgren näiteks. Lindgren oli ikkagi täiesti pöörane mulle. Mulle läks väga korda meisterdetektiiv Blomqvist muidugi. Blomqvisti lood, kuidas on nipid ja kuidas sa lükkad võtmega lukku august, võtmega sinna paberi peal tõmmad alt välja, siis ukse lahti, väga kaval. Stemperitega seda muidugi teha ei saa. Ja siis mulle õudselt meeldis ka Pullerby lapsed tegelikult, see oli väga, ma mõtlen, et mul oli isegi plaan, mul oli toona selline klade, tehti oranžide kaantega, ma kirjutan selle ümber, sest see Pullerby lapsed oli ka oranžide kaantega, mõtlesin, et võtan selle oranžide kaantega klade ja kirjutan sinna Pullerby lapsed ümber. See oli selline plaan, et sellised nii-öelda tavapärased raamatud, mis sellel ajal kättesaadavad olid. Ja tegelikult muidugi veel Viplala lood ja need lapsed sellel ajal lugesid. Aga siis kooli ajal, mis oli sellel ajal moes tugevasti, oli Kurt Vonnegutti Tšepiride Eine, mis meil lugesime väga palju. Siis enne keskkooli lõppu just ilmus see Randvere nimelise pseudonüümi all tekst Rutt, mis on tegelikult Aaviku kirjutatud, eks. Johannes Aavik keeleuuendusliku mõtte edendamiseks on see Aaviku Rutt, kus ta siis kirjeldab ideaalset naist ja selline hilismurdeja või murdeealiste poiste jaoks oli see muidugi väga huvitav raamat. See ilmus selle hallide kaantega 80. aasta Roomega raamatukogus. Ja sellised raamatud olid siis järjest, mida kõike seal noorpõlves lugeda sain, et selline oli minu lapsepõlv. Mida te sellest oma lastele olete lugenud? Kuidas? Mida te oma lastele nendest olete lugenud? Ega mulle ka ei loetud neid ette. Oma lastele, kui nad olid väiksed, nüüd nad ei ole enam väiksed. Et kõige väiksem on nüüd 21 aastane. Et ikka ka muinasjuttust Eesti rahva ennemuistid lugusid näiteks ja koos siis sai pilte näidatud seal Põhjakonna ja mida ma isegi lapsepõlves vaatasin. Aga mis on huvitav, mis lastele ma soovitaksin, kui ma ei näe ka siin väga palju inimesi, kelle väga väiksed lapsi oleks. Ma vabandan, siin on väga noored daamid, ma võtan oma sõnad tagasi. Aga mis ma soovitaks teha, on mõistatusi ette lugeda. Et võtta need mõistatust, ma olen see Eesti Kirjandusmuuseum välja andnud, et klassikalised, akadeemilised köited, need mõistatusi. Siis loed mõistatuse lastele ette, siis on mul põnev, nad hea meelega kuulavad ja võtavad kaasa ja see on päris huvitav, et seda ma soovitaksin teil, provosed ja härrased, oma lastele teha. Mõistatuste kohta on tekkinud ka mitmed sellised lauamängud, et on päris huvitavaid lauamänge tehtud, mis on... Peaks kõvemaks panema või? Teid oli kus? Ei pea panema.
paneme niimoodi jälle taga, niimoodi, enam-vähem. Nii, ma kuulen. Et mõistatuste kohta on päris mitmeid toredaid lauamängiga tehtud nüüd, mida saab tegelikult lastega koos mängida. Midagi sellist, mida saab ühtepidi nagu lugeda, aga teistpidi koos nagu katsetada ja proovida ka. Et tegelikult see tõesti on nagu see, kuidas kergem jõuda selle rahvakultuuri juurde ja rahvapärimuse juurde tundub mulle oma laste põhjal. Lauapäevudest, seda lauapäeva võida, ma lastega võin muid lauapäeva. Katani asutajad näiteks, aga selleks. Mis raamat teid kõige rohkem elus mõjutanud on? Ma nägin seda küsimust, aga ma näitki selle õieti vastust välja mõtelda. See oli ka mul ette antud küsimus, mis on mõjutanud. Noh, ma ei tea, eks ma juba rääkisin, kuidas need nahksuga jutud mind mõjutasid ja hilisema seas näiteks muidugi August Kailiti looming ja esimene, millega ma tutvusin kaude, oli siis Toomas Nipernaadi, aga mõjutanud on mind ka tema muu pikem proosa, aga võib-olla eelkõige just tema lühem novellid, mis ta loominguperioodi alguses kirjutas ja följetonid ja tegelikult ka Tuglase novellid, mis samal ajal Tuglas umbes kirjutas kui Kailitki. Et need on kindlasti olnud sellised silmi avavad ja tegelikult eks need olulisem tekstid või raamatud ikkagi on, mis on kõige rohkem mõjutanud, siis kui inimene on veel noor ja puutumata, et valge lehena, et sa mõjutavad raamatud, sind palatamatult rohkem kui juba küünilisemas ikka jõudnud inimest, et mis nad ikka siis nii väga. Aga näiteks ausalt öeldes mul on väga läks korda ka Tõde ja õigus omal ajal. Ma selle kohustuse kirjanduskoolis pidin võtma selle esimese köite, aga see esimene köide oli nii huvitav, see Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus esimene köide. See oli nii nauditav, et ma ei uskunud, et see mingi eesti kirjanik tuleb niimoodi kirjutada. See oli täiesti vaimustav tekst, siis ma lugesin kõik need 5 köidet järjest läbi. Nii et need on mind ka kahtlemata mõjutanud. Ja eks neid tekste on kindlasti veel hulga, mis on mõjutanud. Lõpuks iga tekst, mida sa loed, mõjutab sind ju kuigivõrd. Mis viimasel ajal on niimoodi? Kuidas? Viimasel ajal? Jah, mis viimasel ajal on kõnetanud või meelte jäänud? No viimasel ajal, näiteks kõige värskem, ütleme siis nii, et ma olen mõne kirjaniku puhul püüdnud tema loomingut jälgida ja kõik tema need asjad, mis siis tulevad ka kaasaegsete kirjanikude puhul, siis läbi lugeda. Näiteks viimane, mõjutanud on, mida ma nautisin lugemist, on Mihkel Muti viimased raamatud. See raamat, mis ta kirjutas Mati Undist, Tilbikas, kes lendas liiga lähedale. Ja nüüd see Tartu tuld Toomas, mis nüüd oli viimane. Tema viimane raamat seni, Muti on olnud eluaeg väga ladus lugeda, ma jätsin enne nimetamata juba keskkooli ajal olid need tema Fabiani lood ja need, mis ilmusid ja väga meile korda läksid omal ajal keskkooli noortena. Ja tegelikult Mutil on ju igasuguseid veel, see lasteraamat, see Französisch, ma mäletan, mis oli nii naljakas, et aga veel, mul tuli meelde selle esimese küsimuse juures, selle naljaka raamatu puhul see, mida me vennaga üksteisele ette lugesime, naersime, et kõhud kõveras väikese lapsena, oli Karupoeg Puhh. See oli tõesti nii naljakas, et me ei suutnud tagasi hoida ennast, et selliseid raamatuid, mis on head ja lähevad korda, püüad ikka lugeda. Väga oluline minu Eestis ilmub on loomingu raamatu, mis tuleb väga odavalt sulle kätte ja sealt ikka aeg-ajalt leiad mingisuguseid tekste, mida on tore lugeda, kõike ei loe ja kavatsegi lugeda, aga kui nad on olemas, siis on näiteks praegu mul on vana, ma ei mäleta, 73 või 72 ilmuvad loomingu raamatu Saul Bellow, Mr. Samleri planeet, väga huvitav. Ma olen väga üllatunud, ma olen selle Saul Bellowt kunagi varem lugenud, nüüd hakkasin lugema ja olen väga suures sellises, ta on kaasakisku tekst. Aga muidu ma
mis järgmine küsimus, äkki ma vastan selle muidu ära juba. No, kas on mõni selline raamat, mida te ikka jälle loete? Toon järgmine, siis ma vastan praegu, siis ma tollele veel vastan. Et praegu Saul Bellow on, aga kuidas ma olen lugenud raamatuid valinud, mida lugeda viimasel ajal on olnud niimoodi, et kui ma plaanin mingisuguse välisreisi kusagile maale, siis ma olen püüdnud selle maa kohta või selle maa kirjanikke eeskätt ja muidugi teisi, kes sellest maast on kirjutanud, siis lugeda. See on väga põnev. See on väga põnev selline otsing, mida sa siis loed ja kuidas millised kirjanikud avanevad. Ja näiteks ma käisin hiljaaegu Brasiilias, tänava aasta. Ma ei olnud seal kunagi varem käinud. Aga nüüd lugesin Brasiilia kirjanik, ma ei viitsi seda Paolo Coelhot eriti lugeda, on kõige kuulsam Brasiilia kirjanik praegu, aga ta ei kirjuta nii palju Brasiiliast, ei igast muudest palverännakutest ja kogust muust maailmast. Selles mõttes seda ma sellel puhul nagu ei viitsinud eriti lugeda, aga need tõlkid, mis eesti keeles on väga ladusad, neid on hea lugeda, sellised ajaviiteks on, see võib seal Coelhot ka lugeda, aga kui sa Brasiiliat tahad tundma õppida, siis sealt seda tegelikult ei saa. Aga näiteks, mis mind üllatas Brasiilia kirjanikul oli üks varamusarjas, valges varamusarjas, mis oli De Assis või mingi selline kirjanik, kes oli Don Casmurro saaga või mingi kolmast sõna oli seal veel. Ma tegin sellest pildi täna hommikul, mul tuleb meelde küll. Ma võin teile öelda, mis see täpne pealkiri oli. Mis pealkiri oligi Don Casmurro. Machado de Assis, Don Casmurro. Loomingu raamat, mitte raamat, varamu, mingi 152 lehekülge. Väga nauditav klassikaline Brasiilia kirjandus. Teine, mis mind täiesti üllatas, oli selles 20. sajandi romaanisarjas, mis ilmus nõukogude ajal ka. Ja selles sarjas ilmunud Jorge Amado Gabriela. Mu vanematel oli see sari enam-vähem olemas, aga seda raamatut seal ei olnud. Ma ostsin selle nüüd Antika Piraadist Brasiilia reisi. Väga huvitav, täiesti kirja, kellest ma ei ole midagi nagu oodata, aga et seetõttu saad, kui ma sellise printsiibi järgi raamatuid vali, mida lugeda, siis võid sattuda väga huvitavate tekstide otsa. Milliseid autoreid te veel olete sel moel leidnud? Oi, ma ei mäleta, ma olen igasuguseid ja mul ei oska. Ma isegi ei oska öelda, et autorid oleks niimoodi leidnud, aga väga põnev on näiteks, kui ma ei mäleta, 10 aastat tagasi käisin Veneetsias, siis Veneetsia on eriti rikkalikult kaetud, kui mitte niivõrd Veneetsia enda kirjanikke, kui kõikide teiste alates Shakespeare'i Veneetsia kaupmehest kuni igasuguste krimilugudeni Veneetsia kohta läbi sajandite, et see oli tohutult huvitav, see Veneetsia tegi nendel sellise väikse pisikese Veneetsia raamatukogu, järjest lugesid neid Veneetsia raamatuid. Et ma ei oska sellele küsima vastata, kas ma niimoodi mõne autorini veel jõudnud olen. Väga paljude raamatuteni. Aga väga paljude raamatuteni, nende Veneetsia raamatutega, aga kõikide teiste puhul ka. Muidugi natuke rumal on see, et mitte rumal, on niimoodi, et ega araabia autorid araabia keelest meil ei ole väga palju tõlgitud ja mina araabia keelt ei loe, ma ei tunne tähtegi peale A-tähe peaaegu araabia keelest. Aga eesti keeles on põhiliselt see 1001 öö muinasjutud. Neid ma olen siin ilma araabia vallele kuskile sõidan, siis loen neid muinasjutte jälle sealt edasi, need on ka väga lõbusad lood. Aga ütleme veel, mis mulle väga on need raamatud maailma klassikast ja üldse ma soovitan maailma klassikat ja üldse klassikat lugeda. Et raamatute eelis on ju see, et sa võid võtta, see raamat ei pea olema ilmunud sul nüüd äsja, võid ta ole ilmunud sul 5 aastat tagasi või ka 55 või isegi 105 aastat tagasi. On ikkagi, sa võtad selle sama köite, mis siis ilmus ja muudki loed seda. See 72 aasta või 3. aasta seda, mis ma praegu loen Saul Bellow, see on natuke kehva, et ta on köidetud nii, et sa võid keerama sinna, vaatan viimased tähed hakkavad ära kaduma, ta on hiljem ka välja antud nüüd. Aga ma loen seda, 70 aastate tükki. Aga klassika juurde tulles on näiteks väga oluline raamat, mis mul väga omal ajal läks korda, on Cervantes Don Quixote näiteks. Minust oli see geniaalne tekst ja tohutult kaasakiskuv ja väga äge. Siis samuti Boccaccio, Decameron samamoodi väga läks korda. Aga on olemas maailma klassikas ka tekste, millega ma ei ole üldse kontakti saanud. Absoluutselt. Ei ole võtnud näiteks Tolstoi Sõda ja rahu. Ei olnud võimene lugema.
Tolstoi Sõda ja rahujoon võime luua, mäletan, see oli ka kohustuslik kirjandus. Siis ma mäletan, et 20 klassi enda, kui me läksime koos suuslasime, et rääkis mulle, mis seal siis juhtus. Et aga mina ei suutnud seda. Ja teine raamat, mida on eriti häbi tunnistada mõnes seltskonnas, mida ma ei ole suutnud kontakti leida. Ja minust jaguneb inimkond üldse kaheks. Et ühed, kelle jaoks on see lemmikraamat, nad teevad selle peast ja teised, kes ei saa sellega kontakti. No mis raamat see on? Mester ja Margarita. Šveik, muidu, kes ütles Šveik? Kes ütles Šveik? Või kõige näed? Ei ole asjata kõrgele kohale raamatokogust valitud inimene. Šveik on täpselt selline raamat. Ma ei tea, kas siin saalis on keegi, kellel on Šveik peas. Kindlasti on, igas seltskonnas on keegi. On peas, jah? No peaaegu, need on peaaegu peas ja just täpselt. Seda on häbi tunnistada mul jah. Noh, ma tahan öelda, et maailma klassikas on ka tekste, mis ei kõneta ja on tekste, mis väga kõnetavad ja peavadki kõnetama ja jäävadki kõnetama inimesi, kes loevad ja raamatutesse suhtuvad või suhestuvad ennast raamatutega, et nende jaoks need tekstid on ikkagi olulised. Näiteks mulle ei ole üldse häbi tunnistada, mulle õudselt meeldib tegelikult Tšehhov. Kirsiaed. Mitte ainult kirsiaed, vaid tema need lühijutud või novellid, kuidas need kutsutakse. Need on väga vaimustavad sellised väiksed lookesed. See on väga toredad. Ja neid on muidugi veel. Aga jah, Cervantese ma lasin ära nimetada. Ja kuhu me nüüd jäime? Kas mõni nendest klassikutest või mõni teine raamat on see, mida te ikka ja jälle loete? Ei ole. Et kui see oli küsimus, kas on raamatud, mida te ikka jälle kätte võtate? Noh, need on teatmeteosed minu kätte võtta. Viimasel ajal muidugi tegelikult ei ole mitte raamat, vaid on ekraanil andmebaas. Vanem sai õigekeelt sõnaraamatu eesti keeles sõidetavad sõnaraamatuid kogu aeg vaadata, aga nüüd on juba ammu võrgus ja nii kui nad seal võrgus on tohutult mugav selle vaadata ja sõnaraamatuid samamoodi. Et need on raamatud, mida me iga jälle, võida kohanime raamat on näiteks väga oluline. Ja muud teatmeteose laadi asjad ka, mis on, noh, ma ei tea, see omal ajal välja antud see maakondade sari, näiteks need on väga ülevaatlik Eesti kohta näiteks asjad, et sellised raamatud saab ikka jälle kätte võtta ja noh, seoses tööga mingite tsitaatide otsimisel saab kogu aeg mingid raamatud uuesti kätte võtta, et tsitaate kontrollida, aga kui nüüd rääkida oma lugemisest, siis ma üldiselt ei ole seda tüüpi inimene, kes loeb sama raamatut mitu korda ja siis vaibustab, oi kurrat, ma enne ei pannudki seda tähele, et vaata, nüüd on ma 10 aastat vanem ja nüüd on hoopis teine raamat. Ma kujutan ette, et on, aga nii palju on teisi raamatuid lugeda, et ma ei viitsi neid samu raamatuid tegelikult eriti lugeda. Nii et vastus on ei. Vastus on ei. Olete te kuulanud mõnda raamatut audioraamatuna, mida te enne olete lugenud? Ei ole. Ma ei viitsi, ma üldse ei saa, miks seda tehakse? Kes ei viitsi kuulata? See tohutu aeg läheb selleks, kui läheb igasugused podcastid ja need audiораamatud ja minust on see tohutu aeg. Ja ütleme, teksti saaja seisukohast on see tohutu aja raiskamine. E-raamat? E-raamat ma ka ei salli. Mis selles mõttes, et ma loen ikkagi päris raamatuid, mitte pikki ilukeeleslikke tekste võrgust, nii kui ma toimetan neid akadeemia tekste, juba need on piisavad tekstid, mida ekraanilt lugeda. Nii et raamatuid ma eelistan ikkagi lugeda köitest. Paberilt? Jah. Tundub, et üks teie hobidest on lugemine. Kas on veel mõni hobi? Oi, hobisid on muidugi. On ikka. Mis teie hobid on? Ma lugesin täna ajalehest. Lugesite ka või? Mingisugune kollane uudis tuli välja, et mingi mees selles Kuldvillaku saates vastas saatejuhi küsimus, omale küsimus, mis teie hobi on. Ta ütles, et tal on selline hobi, minul seda hobi ei ole, aga ma ei tea, kas teie lugenud seda uudist, see on mingi tõesti tobe uudis, et ta oma hobi on see, et talvel nad käivad sõpradega linna vahel ringi vaatama, kus koerad on kusnud, kuselaikused otsivad ja kes esimesena leiab, siis loevad punkte. See nii lolli hobi mul ei ole. Aga mul on igasugu hobisid, ma oskagi ühte teisest ette tõsta. Kas loodus ja metsas viibimine on miski, mida te naudite? Muidugi ma naudin, aga ma ei tea, et see minu hobi on. Ma käin Eestis palju ringi.
noh, ma ei tea, Eesti kohta ma arvan, et ma olen igas Eesti külas käidud. Ma olen kõik Eesti mõisad hooned ja nende säilimise, mitte säilinud vundamendid paigad üles pildistanud omal ajal. Ma olen kõik üle 100 kilomeetri pikkused jõed paadiga läbi sõitud, igasugu asju teinud, et see raamatuga ma oleks enne kinni, kui hobidega lõpule. No see on hobi. See ei ole mingi hobi, see on, no, ma ei tea, on ta hobi või ei ole, ma ei tea. Et see armastus Eestimaa looduse vastu, et see oli üks asi, mida mina siit pundinuiadest nagu välja lugesin ja see mure nagu selle pärast, et mis sellest loodusest saab. Teine nagu see, mis minul kõlama jäi, oli mure selle rahva pärast ja kolmas võib-olla siis mure selle meie elu pärast laiemalt siin kui Eestimaal ja selle juhtimise ja kõige selle pärast. Ja siis ma mõtlesin, et aga mis on, mida te meie kultuuri pärast muretsete, et meie kirjanduse pärast, et näed, milliseid ohte te sellele näete? No põhiline oht minu meelest on see, et lugev põlvkond, mis kasvab peale, või lugev põlvkonna, mis kunagi hakkavad peale kasvama, et neile soovitakse üha rohkem lugeda originaalkeelset tekste, mitte tõlgitud tekste. Et väga oluline osa kultuurist, sellist väikest kultuurist nagu Eesti, on see, mis sulle tuuakse, see, et sulle tuuakse üldse eesti keelde need asjad, see on tohutult oluline. Ja kui nüüd inimesed näevad vaeva, tõlgivad, toimetavad, annavad välja eestikeelsed tõlked ja kui nad teevad selle tasemel, siis ei ole mingit põhjust või õigemini see pigem kahjustab Eesti kultuuri, kui sa ütled, et loe nüüd originaalkeeles. Et see on üks oluline, minust oht eestikeelsele kirjandusele, mis puudutab just eeskätt tõlkeid, et see keelelise eneseteadvuse hajustumine või hajumine on kehva, et see raamatud, kirjandus, eriti ilukirjandus annabki sulle võimaluse kasutada seda laia valikut olemasolevast sõnavarast. Ja kui sa selle asemel, et end kosutada või manustada kogu aeg eestikeelset sõnavara tõlgetega ja muidugi originaalkirjanduse kaudu ka, selle asemel püüad purssida läbi võõrkeelsest tekstist, et see on, ma arvan, et see mul praegu, selle küsimust minust ei olnud see, ma pean praegu fantaseerima, see on minu meelest oht. Seda tõesti ei olnud, et seda ma mõtlesin ise, kui ma seda teie luulekogu lugesin, et see tekkis mul nagu selline sisemine mõte ja mure, et mis see meie kultuuri oht on. Aga räägime pundinuiadest natuke, et kuidas te selle raamatu kirjutamiseni jõudsite? Selle raamatu kirjutamisena ma jõudsin, ma läksin öelda raamatu kirjutama, ma hakkasin neid luuletusi kirjutama ja pärast tuli siis raamat, aga luuletusi ma hakkasin kirjutama, nagu ma siin praegu tagantjärele olen aru saanud, 2016, see on 9 aastat tagasi, kui ilmus Akadeemia ajakirjas. Mul kirjutasin 3 luuletust valmis ja mõtlesin, paneks need Akadeemiasse, avaldaks need ja siis ühe kaupa nad alguses ilmusid siis 2016, 9 aastat tagasi, esimene, teine, kolmas. Siis ma kirjutasin neid juurde kogu aeg, see ilmus kuni koroonani umbes ilmus igas Akadeemia numbris üks luuletus. Ja siis hakkasid inimesed ütlema, et kuule, sul on nii palju, pane nüüd siin luuletuste kogu kokku. Ja see oli mul need tegelikult ju veel ja kõiki, mis Akadeemias ilmus, ma sisse ei pannud siia ja mõned, ja osad on Akadeemias ilmunud, aga suur osa ka ei ole, mis selles raamatus on. Ja inimesed ütlesid, et hakka nüüd siis luuletuste kokku panema ja siis ma panin need tekstid, või tead, mis järjekord nad panes, ma panin tähestiku järjekord, mul lihtne ülesehitus. Ma olen algaja luuletaja, nii et kui tal on võimalust, mul on võimalus kandideerida sellistele preemiatele nagu Betty Alverit debüüdiauhind ja auhind esimene samm, nii et palun toetada noort autorid selles. See on muidugi ühesõnaga jah. Ma panin siis tähestiku järjekord, luuletused siia ja siis pöördusin Peeter Lauritsa poole,
kes ei ole ka mitte esimeses nooruses kunstnik. Et äkki tema oleks valmis kujundama selle raamatu. Ja ta oli kohe rõõmuga valmis ja siis tegi siia selle kaane ümbrise mulle ja tagakaane ja need lakad, mis siin on. Ja tegelikult on tal siin sees ka Peeter Lauritsaga veel pilte, nii et siin siis Peeter Lauritsa kujundatud, illustreeritud ja tema kunstiga varustatud see ja siis ja siis oli neid nii palju ja siis keegi ei tahtnud muidugi avaldada, ei olnud ühtegi kidestust, kes oleks ta valmis, aga mul olid mõned elised huvilised seal, osad olid presidendi Antselis töötajad, siis Tartu Ülikooli professor Kalevi Kull oli väga suur entusiast, neid oli veel igasuguseid tüüpe. Ja siis Kalevi Kull võtski ette, läks ühe kidestuse juurde, et kus te tahate, ei hakka avaldama, et oleks veel mingi juubel või nii, aga ei meelda. Siis läks teise kidestuse, ei, me ei võta, aga ei meelda. Aga siis tänava aasta alguses eelmine aasta ikka ütles Mart Jaagomägi Ilmamaas, et olgu, me ikkagi võtame. Me anname ikka välja selle hulluga, pane seda korralik kokku, siis me vuristasime Lauritsaga selle ära enam-vähem, Peetriga. Ja siis pöördus ta Kultuurkapitali poole Ilmamaa, et andke raha, ikka antakse Viirases võitkapitalist ühele või teisele. Aga muidu Kultuurkapitalis, ei, ma tean. Pöördus teist korda, ikka sama, ei anna. Pöördus kolmandat korda, ei. Ühesõnaga Kultuurkapitalist oli Ilmamaal lootuseta sellisele asjale raha saada. Ja siis Ilmamaa ütles, et ta on ise välja, oma rahaga. Ilmamaa andis oma rahaga välja. Lõpuks tänava aastas 2025. Kõige viimased paar tükki ma vaatasin, olid ka selle aasta kuupäeva. Aprillis tuli ilmus, ma arvan. Ja siis Ilmamaa andis selle välja ja minu tingimus oli see, et palve kidestusele Ilmamaale, et see võiks olla, et ma saaks 10 euroga esitustel müüa. Ja nüüd ongi, et ma käin Ilmamaas ostan selle 10 euroga, paki neid pundinuiasid, tulen esitusele, müün teile 10 euroga edasi, kes tahab, et 10 eurot on selle hind siis täna saab autogrammi veel ka. No võt, nii oli selle laias laastus selle raamatu sünnilugu. Loetate meile midagi siit? Ma võin lugeda küll, ma loengi võib-olla alustuseks selle kõige esimese luuatuse, mis mul olemas oli, mis siis Akadeemias 2016 ilmus. Selle luuatuse nimi on Inglite laul. Meie lendurid lendavad inglite keeles, sest nad on taevale lähemal. Meie teadlased teadlevad inglite keeles, sest nad on tõele lähemal. Me seadused, sildid, kõik inglite keeles, nad on õigusele lähemal. Ja me sõdurid võitlevad inglite keeles, nad on õndsusele lähemal. Me konverentsid peetakse inglite keeles, nad on tarkusele ligemal. Seltskonnad, laudkonnad, ülikonnad räägivad inglite keeles, nii on lihtsam. Meie lapsed kannavad inglite nimesid. On nemadki nii taevale lähemal. Ja laulavad laulud inglite keeles ja vannuvad kurjad inglite keeles. Ja me paneme nad inglite kolledžisse, et nad õpiksid oma tükid inglite keeles, sest maailm on lahti vaid inglitele ja lapsed on siin ilma inglid. Ja suurkoolis avame inglite keelsed õppekavad, sest nii on nad läbilöögile lähemal. Inglite keel avab väravad avatud maailmas, kuhu me lapsed inglitena lendavad. Meie naised, kes alati on tõele lähemal, abielluvad inglite poissmeestega ja mõned ka inglite poissnaistega, sest inglite lapsed on ainult inglitel. Inglite keeleta ei saa ilmas hakkama. On inglid laskunud maa peale, meie juurde, inimeste sekka. Ja nüüd oleme kõik õnnelikud. Ja oma ingelliku õnne lainel küsime, kas siis inglite keel ei või laulu tuules taevani tõustes üles igavikku omale otsida. Nii küsime puhtas maakeeles. Võt see oli siis esimene, mis mul selleks ajaks valmis oli. Nii. Tuleb veel mõni küsimus või jängi lugema? Ma arvan, et võib mõne veel. Ei tule küsimus enam või?
Otsas või? Ei, küsimus ikka tuleb, aga võib mõne luuletuse veel lugeda. No mul on veel mõne, missuguse mul on. Me oleme Tartust praegu, mul on ühe Tartu luuletus, mul on see. Suurkool on selle nimi. Suurkool lösutab 6-sambulise konnana, kuklal toomekarvad püsti, kiilanev valge saal. Ööseks vajuvad silmad kinni, pedell suumulgu sulgeb. Ta jalgu pesevad Müncheni õllesed mungad, Tõnissoni alt on postimees läinud, kohvikust läinud kõik karvased, Kaplinskid, Raudamid, Endred, Isotammed, läinud ka Marx ja Volga, Humal, püsib Werner, tõusevad hinnad. Tsentraali asemel aelevad viletsad, pudelis näevad Vene tohtri silmi. Kuidas lõhnab värske õhk, kes mäletaks? Läinud on Valli ja Võit ja Draakon on tühi. Kõhust on kadunud rinna eest pühitud tudengid, füüsikud, fillid, juurakad, keemikud 7 maa ja mere taga. Igal kevadel läigatab konn oma suust sooja portsu pakat. Lillelise voomituse seast leiab ka MA-sid ja PHD-sid. Kuidas lõhnab eesti keel, kes mäletaks? Selline Tartu luuletus. Aga kui ma ülikoolist juba lugesin, mul on ühe ülikooli luuletuse veel kohe hoobilt otsa. Mis selle nimi nüüd oli? Selle nimi oli Ülikooli pidu. Ülikooli pidu. Täna rõõmus minu meel, lipsud ette, pähe keel, vahet ei aal F-ilt C-l, rebastel ja puršidel, vilistlastel, teadlastel, pajad podisevad leel, laske maitsta nüüd gurmeel, šampusel ja tuli veel, mille järgi käib vaid neel, lõppu ei, hurraal ei jeel. Homme kaine on mu meel. Küsin ikka jälle veel, kuhu ülikool on teel. Alma mater, mis on eel õppetööl kateedritel? Kas seal kõlab eesti keel? On ta üldse eesti veel? Elulootust tol ideel. Kerkib lemma paralleel. Olin peol või matusseel. Võt selline ülikooli pidu. Siit kostab taaskord see keelemure, nagu ka sellest inglite keele. Inglise keeles, ma ei midagi, sõna käski rääkida. Ja inglite luuletus. Sellest ei ole juttu olnud. Ja. Ma küsin siis niimoodi, et tegelikult see inglise keele pealetung, mis meil siin ühiskonnas on, et kuidas te näete, kuidas me kõige paremini siis sellega toime tuleksime? Mis me saaksime teha, et no, tõlkimine oli üks teema, mida te mainisite, aga mida me veel saame teha, et oma noori selle eestikeelse raamatu juurde juhatada? Noh, ma ei oska öelda, kuidas noori eestikeelse raamatu juurde juhatada, aga tuleb, mis tuleb teha, on see, et tuleb inglise keele ära õppida ja tegelikult ka teised keeled ära õppida ja siis ikkagi rääkida ja lugeda eesti keeles. See on retsept. Või ta on eeskirja, aga ma ei tea, kuidas see eeskirja täita või seda retsepti järgida. Aga põhimõtteliselt tuleb nii teha, et õpid ära kõik keeled, inglise keele ja teised keeled ja siis jätkad ikkagi eesti keele kasutamist. Nii tuleks teha. Ja noh, mure on natuke sellega ka muidugi koolis, et minu meelest, minu empiirilise vaatuse järgi saabki kooli ajal selgeks ainult inglise keel. Kuigi räägitakse, et meil on see võima valida teiseks keeleks, ma ei tea, hispaania keel või vene keel või saksa keel. Mu empiiriline koomas ütleb, et keegi teisi keeli peale inglise keel tegelikult ei oska. Mul tundub, aga võib-olla ma olen lihtsalt õel. Aga mul tuleb meelde see, et ma olen lihtsalt õel, mul on üks ma olen alles õel, see on ju ühest lastelaulust, Tikri pari.
Mul tuleb meelde, et ma kasutasin seda rida, aga ühest luuletus, ma loen selle ette teie lahkel loel. See on aastast 2019, see on siis 6 aastat tagasi. Pealkiri on Erkel Merkel. Tollel ajal oli Saksamaa liidukantsler ka sama nimega. Ühendab Erkel Merkel. Kollased juuksed, rohekas kleidike. Lühike veidike, rohekas kleidike. Veidi rõõmus ja kraps või lillelaps veidike. Just kui ilma aruta. Erkel Merkel trikaträi, uhtsuukaale komerai. Tal on majametsa sees. Sina jooksed kõigest väest. Lävel seisma jääd. Kom, lahti teeb. Just kui ilma aruta. Erkel Merkel trikaträi, uhtsuukaale komerai. Aknast välja vaatab, kuri vahimees. Kom, tuppa tule saa, anna käppa ka. Just kui ilma aruta. Erkel Merkel trikaträi, uhtsuukaale komerai. Laskubki võõra juurde kükki. Lühike veidike, rohekas kleidike. Seal on neid teisi 1000 tükki. Kom, lahti teeb. Just kui ilma aruta. Erkel Merkel trikaträi, uhtsuukaale komerai. Me kelgule võib tulla veel üks, võib tulla see, sina ka, kom. Me kelgule võib tulla veel. Just kui ilma aruta. Erkel Merkel trikaträi, uhtsuukaale komerai. Nüüd nad söövad marjamaal. Sina ka. Neil silmadeks on rosinad ja mütsid viltu peas. Küll ma olen alles õel. Erkel Merkel trikaträi, uhtsuukaale komerai. Selline mul tuli meelde see, kui ma olen alles õel. Aitäh! See raamat on saanud väga positiivset vastukaja, ma vaatan siin erinevate arvustajate poolt, et nii Raimu on siin võtnud arvustada kui Jaan Malin kui Merka. Ma loeks ühe lõigu siit Merka arvustusest ette. Kaaned kaevad vastu mingid veidrad olevused, keda nagu oleks kunagi trehvanud. Tunduvad teised justkui silmitud, aga see mulje on petlik. Nad ikkagi jälgivad sind. Lugejad, kes sa nende kaante vahele astumas oled. Ma olin vast pikalt juba Tartus elanud, kui sain teada, et Toomas Kiho nimi on Toomas Kiho. Mina teadsin teda rohkem Topi nime kandvat. Topi istub juba pikalt akadeemia toimetuses ja närib seal sõnu. Mõned neist kipuvad kurku kinni jääma ja kui kõrist alla ei lähe, tuleb välja sülitada paberi peale. Pundinuiad võtab lahkamisele kogu maailma ja ka Eesti siseelu. Hoolimata tollest, et Kiho siin pääasjalikult tänapäeva rappida võtab, trehvab ette ka viiteid mõlemale ärkamise ajale. Leiab siit Liivi ja Mäge ja Barbaruski. Ette viskab ka rahvaluule tsitaate. Eraldi teema on minu jaoks ehin. Näituseks võiks tuua värsi Kuri kevad. Siit oli see viide nimele Topi. Kust see nimi tuli? See mul juba varasest lapsepõlvest. Tollel oli niimoodi, et kui mina olin sündimas või sündinud, oli Toomas oli väga populaarne nimi, selle pandi väga palju. Minu põlvkonnas on neid väga palju. Ja sellised ühte Toomast teisest eelistada oli mõistlik neid kuidagi moodi erinevad kutsuda, et ei ole kõik mingid Tommid. Ja siis need, ongi minu kõik lähevad tuttavad Toomad kannavadki erinevaid nimesid, mis erinevad Tommist. See on üks selline pragmaatiline põhjus. Vastukaja on olnud väga positiivne, et kas see innustab uut luulekogu kokku panema? Ma ei oska öelda, kas see innustab meid uut luulekogu kokku panema. Pigem mul on hea meel, et see vastukaja on olnud positiivne ja mul on hea meel, et see vastukaja on olnud rohke. Selles mõttes 3 arvustust ühe luulekogu kohta tänapäeval ei ole mitte liiga palju, pigem on see üllatav. Isegi ma ei ole küll jälginud oma nina on ikka läheb ka teised ninad. Ma ei tea, pitsi luulekogu palju arvustusi on ilmunud, aga mulle tundub, et neid ei ole väga palju muude kohta ilmunud. Et seetõttu see on väga tore, et see vastukaja on selline. Aga uut luulekogu ennustab meid kokku panema hoopis see, et mul jäi siit ju materjali puha välja, sest et siin ma kirjutasin nagu asjast selles luulekogus. Aga kõik, mis on nagu hingest, armastusest, naistest, see puudub. Seda peaaegu ei ole siin kogus üldse. See on teise kogusse panna. Ja siin on küll paar asja, mis
paar asja, mis olid nagu mõlemast, nii naistest kui asjast. 2 tükki vist on siin sees, ma olengi kahe vahel, kas peab järgmise veel uuesti need panema, sest too nagu teiselt poolt peaks ta sinna kuuluma, ühelt poolt peaks siia kuuluma, aga nüüd praegu kuulub siia. Aga kui ta viitas siin sellele ühele konkreetsele luuletusele, Kuri kevad oli märkava. Ma loen selle ette, siis te saate, millest ta räägib. Kuri kevad, metstindid hüüavad, siit metsast pole võtta palkigi. Rohetindid huikavad, siin metsas pole mitte pindugi. Suurnokk tindid oma toimetustes ja varakad ärevalt kädistavad. Pole sinikaelu, sinikraesid, keevitajad tänavu ei tulnud. Mustsõstrad laulavad põõsas. Pole puu ja põõsa koristajaid. Kuulda on nägude kukkumist, kuhu kevad tõi ninavästrikud. Rasvasoo ja vahkvihased siutsuvad. Saabumas on suured mured, soomured ja mustad toonemured. Pole välja pääsukestki. Sellele ta viitas. Aga ma loen siis selle luuletuse, mis on armastusest ja asjast koos. Siin siis igas salmis on nii hästi asjast ja siis ka armastusest. Ja pealkiri ongi armunud eurokraat lähetuses. Huultel veel su huuled soojad, keelel sinu keelesoolad, südames su arad noojaad. Nõndapsi ma jälle Poolas. Kui mind Katowicest kuuled, käte all su rinnad suured kujutelmas minu juures. Akna taga vihm ja tuuled. Vannis puhtaks pesin enda, unes minu juurde lenda. Näe presidendi venda, eurost ära pöörand end ta. Meenub veini, kuidas tõin sul, punetama palged lõid sul. Õiglus välissõimul püsivad siin kindlalt võimul. Mäletad me armud tunast, oma põiklemist mu kunast. Poolat, kes võiks üldse lunast lippu määrdunt valget punast. Kõditasin põllurohus sind ja ise heinanohus. Poolas rahvas õudses ohus, talla alla muljut kohus. Innas sensuaalsest musast vabastasid end sa pusast. Solvas Poola toonalt tusast, pöördus väärtustest ja usast. Hullem Poolast Budapestis, madjar kuradiga mestis. Liibuv ükstes saa ja vestis, meil kui algas arm ning kestis. Arvustavad Rootsi, Taani, Kisariiast Prantsusmaani, ähvardavad suurt orkaani, tungid südameorgaani. Taltsutamaks suurt Orbaani, ära keeland kes turbaani. Küll ei kauem olla saa nii, sõnum lendab kodumaani. See on 2019 kirjutanud, siin on Donald Tusk, oli siis alles veel Euroopas, ei olnud veel Poola peaminister ja Poolas oli üldse. Poola oli tookord selline tõrjutud riik, nagu praegu on Slovakkia umbes, siis oli see õiguse partei oli võimul, kelle juht oli president, hukkunud president Lech Kaczynski, vend Jaroslav Kaczynski ja kohtureforme sai seda tümitada. Ja Poola oli paha, Ungari oli paha. Nüüd peaks kirjutama uue luuletuse Poola asemel panema Slovakkia, aga seda ma ei hakka tegema. Nii, kuulen järgmist küsimust. Räägime korraks raamatuaastast. Räägime. Meil on käimas nüüd praegu raamatuaasta. On teil eelmine meeles? Väga vähe. Ma mäletan, ma tean, mis raamatuaastad on olnud. On olnud siis 35. aasta raamatuaasta, poolt sünnitki veel, 75. aasta raamatuaasta, siis ma olen väike, toda ma mäletan nii palju, et raamatutes sees ilmus, tolast ilmunud raamatus ilmus see logo või embleem, nagu toona öeldi. 75. aasta raamatutes, siiamaani seal sees nendes raamatus ja siis
Kuidas? Järgmine oli 2000. Ja 2000. See oli see Eesti raamat 475. Toda ma mäletan selle kaudu, et tolle raamatu aasta patroon oli ju Lennart Meri, kes oli siis president sellel ajal ja kelle juures ma töötasin. Ja Lennarti kaudu ma seda raamatu aastat ka mäletan, seda patroonina pidi siin või seal kaasa tegema, aga tegelikult on presidendil nii palju muid asju ka, et see raamatu aasta paratamatult, tema kui minu tegemistes taandus kaugemale, ma olin 8. või 9. kohale. Nii et seetõttu ma pean tunnistama, et tollest raamatu aastast ma väga palju ei mäleta, aga ma mäletan seda, et see oli tehtud eelmise Eesti aegse raamatu aasta eeskujul, et on president patrooniks ja et seda korraldab suur esinduslik peakomitee, kus on tähtsad isikud järjest kõik sinna sisse kaasa võetud ja selline nii-öelda, et mingis mõttes sellist, kuidas imelik siin Tartus öelda, et head pätsiaegset hõngu oli natuke selles raamatu aastas sees, nagu ma mäletan omal ajal. Aga jah, et väga palju ma ei mäleta, nüüd mis praegu kestab, mäletan muidugi rohkem, nii vana ma ka ei ole, et mul lühimäelu üldse ei oleks. Et seda ma mäletan rohkem, nii et mul au kuuluda sinna sellesse peakomiteesse praegu. Ja mul teeb rõõm praeguse aasta puhul see, et see on minu jaoks isegi üllatuslikult laialt käima läinud. Kõik teevad sellest täiesti suure innu ja suure priitähtlikkusega kaasa. Raamatukogud, seegi praegu on näed siin, isegi kaameramees on tõesti raamatu aasta särgi selge. Nii et see on, ei päriselt, see on väga üllatav, meeldivalt üllatav, et tõesti igalt poolt tuleb kõiksugused ettevõtted ja asjad tulevad nagu see raamatu aastaga kaasa. Aga see on ka mõnes mõttes loogiline, et see 500 aastapäev on olnud palju olulisem kui 450 või 475, nagu see siin oli. Ta oli, et seetõttu on see mõistlik, et seda tähistatakse nii suurelt. Ja praegu on ka president patroon ja sellest kaasas uues akadeemias, mis nüüd ilmus. Et selles on ka, see on pühendatud raamatu aasta, see on raamatust erinumber. Ja see esimene tekst seal pärinebki Vabariigi presidendilt ja Eesti raamatu aasta patroonilt Alar Kariselt. Nii et see tekstina oleme sinna võtnud tema 3 kõnet, mida Alar Karis pidas 30. jaanuaril sellel aastal, kui raamatu aasta avati. Eesti kirjanduse päeval see toimus. Esimese kõne pidas ta raamatu aasta ametliku avamise puhul Kristjan Petersoni juures päikesetõusul. Teise pidas ta Tartu Ülikooli raamatukogu samal päeval peetud konverentsil, mille korraldasid ülikooli professorid Urmas Nõmmik ja Priit Rohtmets koos raamatukogutöötajate Krister Haagi ja Marianne Tiigiga. Haak ja Tiig, huvitav tead. Ja siis 3. kõne pidas ta samal õhtul Tallinnas Nigulistes tema enda korraldatud siis kokkukutsutud emakeele õpetajatele. Need 3 kõnet alustavad nüüd akadeemia erinumbrit, et kui teil on juhust, siis paremates poodides on see 5 euro eest müügil. Ja homme kell 2 toimub selle esitus Tallinnas Nigulistes. Sinna tuleb ka raamatu aasta patroon. Tartu esitus oli juba ära paraku teisipäeval Eesti Rahva Muuseumis. Aga homme on siis Tallinna esitus, et kui te juhuslikult olete homme Tallinnas, siis olete teretulnud kell 2 sinna Nigulistesse. See kuulub teatavasti Eesti Kunstimuuseumile, nad rõhutavad, et see ei ole mitte Niguliste kirik, nii ei tohi öelda, vaid see on Niguliste muuseum. Ärge tehke keelevääratust, et te lähete Niguliste kirikusse, ei, teid on kutsutud Niguliste muuseumisse. Aga koos selle raamatu aasta erinumbriga on ka akadeemial nüüd soodustellimus juunikuus, praegu on reklaamipaus. Juunikuus akadeemia tellimus terveks aastaks, 12 kuud, tuleb koju kätte, akadeemia aasta tellimus 30 eurot, naeruväärt. Selle 30 eurot, selle tuleb hakkab tulema teile, tuleb hakkab tulema peale. Ja ma võtlen reklaamiks veel seda, et osad tekstid, mis olime plaaninud, kui mahuvad panna aga 6. numbrisse, ehk siis raamatu aasta erinumbrisse, ei mahtunud sinna, vaid tulevad järgmistes numbrites. Nii et kui te tellite akadeemia aastaks, saate raamatu aasta tekste veel kaua lugeda.
Reklaamipaus on lõppenud. Tellimine.ee/akadeemia, 30 €. Ma arvan, et on väga suur asi, et akadeemia sellise raamatuaasta erinumbri on teinud. Mida me veel raamatuaastast võime oodata? Kuidas? Mida me veel raamatuaastast võime oodata? Lisaks nüüd akadeemia erinumbrile ja tekstidele akadeemias. No üks asi, mida tuleb rõhutada, on need näitused, mida eri muuseumid ja mäluasetused teevad. Näiteks on Eesti Rahva Muuseumis praegu väljas, kus juures me tegime ka selle raamatuaasta erinumbri esitluse, on väljas 19. sajandi Eesti tarurahva käest vanavara korjamise ajal kogutud trükised, raamatud, mida päriselt inimesed siis annetasid omal ajal kogujatele. Ja neid annetati nii rohkesti, et seal on kohe päris 19. sajandi raamatud inimestele praegustele külastajatele käperdada, tegelikult lehitseda. Et seal on välja pandud siis tüüpilisemad siis alates katekismustest ja nendest koos siis toonaste taluperemeeste sissekannetega, et see raamat on minu, ma ei tea, koos selle nimega. Ja siis on seal ka räägitud keskematest juba toonastest esimestest bibliofiilidest. See on selline väikene näitus, see suur selle ülevaatamine võtta väga palju aega. Ja Eesti Rahva Muuseumis on tehtud ka eraldi selline kirjanduslooline raamatuaasta puhul eraldi pannoo kohe välisukse kõrval. Et need on asjad, mida siin Tartus vaadata, aga Tallinnas ja samast Nigulistes on ju käimas praegu vana Eesti raamatu näitus, mis on seal välja pandud, ma ei mäletanud täpselt, millal ta avati, aga see raamatuaasta alguses kevadel või hilistalvel ja ta jääb päris pikaks ajaks lahti. Ja selle esimeses väljapanekus oli näiteks siin omad Vandrat Külli katekismuse tükid, mis 1535. aastal ilmusid ja need, mis on säilinud siiamaani, et need olid seal näha. Nüüd enam seal ei näe, sest neid ei saa lõputult väljas eksponeerida, et nad säiliksid. Ja see on asendanud mingi järgmise valikuga Eesti vanemast tükisest ja homme on mul ja kõigil, kes tulevad homme Nigulisse, võimalus seda näituse praegust seirkorda vaadata. Nii et need näitused raamatuaastas on kindlasti asjad, mida lai publik saab näha ja saab kaasa teha ja on väga tore. Teine asi, mis on raamatuaastas, on siis samuti see logo ja paremad raamatud, näiteks nagu see, saavad siis seda logo kasutada siin all, nii 1975. aastal ja 2000. aastal ka. Et logo saab kasutada, tegelikult 35. aastal ja samas on logo raamatutes sees. Ja kolmas asi, mida tuleks nimetada, on siis koostöö Lätiga. Sest Läti tähistab täpselt samamoodi see 500 aasta möödumist omaenda esimesest tükkisest, sest kuuldavasti oli selles 1525. aasta raamatus sees nii eesti kui lätikeelne osa. Lisaks veel on öeldud, et oli ka liivimaakeelne osa, mis tõenäoliselt oli siis siinne saksa keel. Et selline kolmekeelne raamat tõenäoliselt, mis 1525. aastal siis Lübeckis konfiskeeriti ja ära põletati see toonane tiraaž. Aga jah, need koostöö Lätiga ja ka Saksamaaga, et ka Saksamaal toimub ajaloolaste konverents ja seal Wittenbergis just, kus tõenäoliselt see raamat trükiti, et see toimub siis ajaloolaste teaduslik konverents ja püütakse ka mingi ühine mälestusmärk Eesti ja Läti keelsele esimesele raamatule sinna paigutada. Ja need asjad tõstan esile, aga üldiselt ma arvan, et selline pikaajalisem raamatuaasta selle aasta tähendus on ikkagi see, et aasta jooksul on raamatut kirjastamine ja lugemine suhteliselt esiplaanil, väga palju. Täiesti juhuslikest kohtadest tuleb jälle mõni uudis, mis on pühendatud või seotud raamatuaastale või seotud raamatuaastaga. Eks me siin raamatukogus ka püüame. Te olete väga tublid. Et oleme oma reklaamiminutiteks, et meil on tulemas sügisel Tartu kirjarahva näitus, mis on nagu kui nüüd näitustest rääkida, siis ka selline raamatuaasta erinäitus, kus räägitakse siis nendest, kes on siin Tartus ja Tartumaal Eesti kirjandust oluliselt mõjutanud. See raamatuaasta kohtumiste sari on ka, aga sellest me siin juba oleme natuke rääkinud. Kas teile tundub,
et see võiks nagu edasi kanduda, et kui see raamatuaasta läbi saab, saame me midagi sellest veel edasi kanda, kasu saada. Noh, ma loodan küll, et sellega on natukene niimoodi, et kui mingi ettevõtmine, no enamik ettevõtmisi püütakse teha ju praegu ajas nüüd et ta toimuks nüüd ja praegu, et oleks huvitav, aga kui sa sealt midagi kaasa võtad, sa võtad ikkagi selle kaasa, kui saad see kogemuse ja iga isik saab selle kogemuse kaasa võtta, aga me saame idealistlikult vaadates ka ütleme, kultuurrahvana kaasa võtta, mingisugused toimimisviisid või mingisugused mõtted või ideed me saame selleks kaasa võtta. Näiteks ma arvan, et Eesti Vabariigi sünnipäevad, mis mul on au olnud kaasa korraldada 90. ajas, need on ikkagi andnud mingisugused asjad ka tulevikku. Et ta annavad mingisugust sellist kindlust Eesti suhtes annavad nad kaasa. Aga annavad ka kaasa lihtsalt sellist, no ma ei tea, kuidas nüüd öelda. Mingis mõttes on see visuaalne prügi, aga teist küljest on see jällegi ka tore meenutus. Ma eilegi nägin mingisugune tellitud buss, oli seal ikka see Eesti Vabariik 100 reklaam veel küljes, 1 ja 2 0, nagu need olid omal ajal, nii et ta paratamatult kestab edasi. Ma ei kujuta ette, kas näiteks see kultuuripealinna aasta, mis eelmine aasta Tartus, kas see ka midagi kaasa, ma ei oska midagi öelda. Minu meelest on 2025 kultuurist umbes samasugune 2023 juhuslik aasta võttes, et see kultuuripealinna mõju, ma ei tea, kas ta jätkub või kas tal üldse oli mõju, ma ei taha sellesse teemasse praegu ka süveneda, aga mingi mõju tal eelmine aasta kahtlemata oli. Jah, ärme seda otsusta, et kas ta kandus vedasi või mitte, et seda on keeruline hinnata ja ma saan aru, et selle kohta tuleb sügisel veel üks selline kokkuvõttev konverents või seminar, kus nad siis vaatavad. Siis saame teada. Jah, just. Siis me ei pea praegu sellele vastust otsima. Jah, täpselt, me võime oodata sügiseni oma selle vastusega. Meil on natukene nüüd aega ka küsimusteks saalist, et kas on huvilisi? Sealt taga oli käsi enne. Fotofinišiga sai tagumine meie sendisime esimese küsimuse. Jah, võiks, et ma panen sisse ka. Nii, midagi on kuulda. Kõigepealt ma ütlen, et kuna me oleme üheealised, siis mingit teietamist ei tule. Mulle läks väga korda see, kuidas sa rääkisid Cooperi nahksuka juttudest, kuidas see sulle mõju avaldas ja täpselt samal ajal ka mulle. Samal ajal umbes 70. algul jooksid kinos ka mitmed filmid samas. Koiko Mititšiga? Mitte ainult. Oli ka muid. Oli ka näiteks Preeria ja muud sellised. Et kuidas sa käisid neid vaatamas? Kuidas sulle mõjusid võrreldes nüüd raamatutega? Minul näiteks oli raamatud kohati natuke rasked, eriti Preeria oli raske. Mina mäletan noist filmidest, nagu ma juba nimetasin, Koiko Mititšit, kes mingis mõttes visualiseeris indiaanlase kuju, kuigi ta oli kaugel indiaanlane olemast, aga sellisena tänu sellele filmile indiaanlane kujutluses välja nägi. Aga ma pean ütlema, et ma ei mäleta neist filmidest midagi võrreldes sellega, mis ma mäletan neist raamatutest. Nii et need raamatud, kui nüüd öelda kino ja raamatukunst või kirjandus ja film, siis vähemalt selle Cooperi asjades mulle mõjus kindlasti see raamatusaali rohkem. Mul on selline küsimus teile, et kui te kirjutate, kas te kasutate arvutit või trükite arvutisse või kasutate enamasti pasakat või kirjutusvahendit või mõlemit või kuidas see käib? Tavaliselt ikkagi arvutiga, lihtne küsimus, lihtne vastus.
Mina ka hea meelega sinataksin. Nii. Oleme ka vanad ottavad. Tahtsin küsida su koduse raamatukogu kohta. Et meil on humanitaaridel on kõigil see mure, et raamatuid kipub olema kodus liiga palju. Et kuidas sa ennast ohjeldad, kas sa raamatupoes käid või pigem püüad eemale hoida, kas sa kasutad raamatukogusid ja mis laadi raamatuid sa pigem koju tahad endale hankida? No, mul on mitu raamatut kodus. Ja, te naerate, tänapäeval on see tõesti koomiline, ma saan aru. Aga mul on terve üks tuba, no need on mujal ka muidugi, aga üks tuba nagu selline raamatukogu tuba. Ja seal ma olen tahtnud püüdnud niimoodi, et nagu olulisemad sellised klassikalised ilukirjandusse puutuva asi nagu on olemas ja sealt saab siis võtta ja vaadata, väga mugav on, kui jälle mõtled tsitaate või kontrollida, saad kohe ise kodus selle järele teha. Aga kui ma olen raamatuna kogumisest rääginud, siis põhilise osa, mis ma olen kogunud viimastel aastatel on just nimelt selline paigalooline kirjandus, mis puudutab Eesti konkreetselt ühte või teist paika. Mõned akadeemikud nimetavad neid ka mahetrükisteks, et sellised kodu-uurimuslikud trüksid on seal hulgas, aga seal on ka päris professionaalsed ja selliseid võimsaid akadeemilisi käsitlusi, aga just nimelt Eesti paikade kohta ilmuvat kirjandust. See on see, mida ma kogun praegu. Nii, kas on veel? Nii, kui ei ole, siis ma küsin veel mõned ise. Kuidas? Et kui ei ole saalis rohkem küsimusi, siis ma küsin ise veel mõne. Ja muidugi, palun. Ma või mõne tekstiga veel lugeda. Ma küsiksin ikkagi veel midagi. Nii, muidugi. Ma valin juba teksti välja. Kas te peate päevikut või on mõttes eluloo-raamat? Teil on olnud päris palju kokkupuudet selliste silmapaistvate ühiskonnategelastega, et olete te mõeldud ka seda tüüpi trükise väljaandmisele? Ei. Ma ei pea selles mõttes päevikut, et ma kirjutaksin, et täna 5:30 oli mul meeldiv vestlus Liina Rajuga Tartu linnaraamatukogus. Vestisime sellest. No päevikut, nagu näiteks meil akadeemias on ilmunud see Herbert Normanni päevik. Tegelikult on päevik tohutult väärtuslik ajaloo materjal ja hea meelega ma oleksin pidanud päevikut. Aga kus ma selle aja oleks võtnud, mis oleks muud asjad ära? Ma ei juurde ette, kui see Herbert Norman elada sai, kus ta oma asju sai teha, kui ta midagi asju üles kirjutas. Sa pead nagu 2 korda elama, sul 2 korda pikem elu olema selleks, aga mida ma pean on kalender ja ma kalendrisse muidugi panin kirja, et mul on 17.30 Ago Pärtelpojaga siin vestlus. Nüüd ma peangi paranduse tegema, et Ago Pärtelpoja asemel tuleb sinna kirjutada Liina Raju. Et selles mõttes paranduse tuleb teha, aga see ei ole mitte päevik, vaid see on lihtsalt kalender, mida saab pärast vaadata. Kus ma olin möödunud aasta samal kuupäeval, mis meil 12. juuni on, ma praegu ei tea. Aga mul on arvutis eelmise aasta kalender, ma saan seda tegelikult järele vaadata. Nii et see ei ole päevik, aga see on kalender, mis on lihtsalt vanast ajast jäänud. Ja sealt mõned asjad saab ikka teada. Aga masendushetkedel ikka oled mõelnud, et peaks mälestusest kirja panema. Aga masendushetked lähevad kiiresti üle ja ma ei usu küll, et ma mälestusest, kus ma selle aja võtan. Ei, ma ei usu. Ärge loodkegi. Ja kui te ei oleks õppinuma läinud matemaatikat, mida te siis tahaksite teha oma eluga? Mida te oleksite tahtnud õppida või mida te oleksite tahtnud olla näitleja, oleksite te tahtnud... Ma olengi näitleja. Ma olengi kõike see... No ma tuleme tagasi selle juurde, mis enne rääkisime, et ükskõik mida sa õpid ülikoolis. Lõpuks sa võid ikkagi teha seda, mis süda lustib. Ei või või? Ikka võid. On väga tore. Meil oli ju ülikooli ajal, meil oli ju selline asi nagu luuleteater Valhalla oli meil, millega me esinesime siin ja seal, üle Tartu ja Eesti, isegi Soomes käisime. Ja sellest on nüüd üle 30 aasta möödas. Ja ma jälle reklaamipaus. Reklaamipaus on see, et üks meie toonaseid menukamaid lavastusi oli kirjanike rühmitusel, tuleme kirjanduse ja luule läbi, me rääksime kirjandusest seal ja tekstist, mis toona kirjutati, oli Siurust, sellest Siuru kirjanike rühmitusest.
Ja nüüd me mõtlesime samade tüüpidega, kellega me siis esinesime. Mõtlesime, et räägime Siuru loo, kui nad on 40 aastat vanemad. Et mis juhtus nendega, teatavasti ju Semper läks punaseks, oli Tagalassõja ajal, tuli pärast siia, oli Eesti NSV minister ja puha. Douglas püüdis pagulusse saada, aga jäi napilt maha, ei saanud. Under, Atson ja Kailit pääsesid vabasse maailma Rootsi ja Vistapuu Saksamaa kaudu lõpuks USA-sse. Ja nüüd me mõtlesime, et teeme sel sügisel sellise asja nagu Siuru sügis. Margus Kasterpalu on teksti kokku kirjutanud. Osa sellest tekstist me avaldasime Akadeemias number 6, jälle reklaamiminutid, Akadeemias number 6 vahel on see flyer, mida näitab teile, kuidas te saate tellida 30 € Akadeemia järgmiseks aastaks, 30 € aastas. Tellimine.ee, kaldkirjas Akadeemia. Ühesõnaga, nii et selles mõttes ma ei kurda, saab igas asju teha. Ma arvan, et on väga tore, et te olete teinud seda kõike nii ühiskondlikult kui kirjanduslikult ja ma loodan, et on veel väga palju neid luuletusi, mis meieni järgmistes trükistes jõuavad. Aga mõni jõuab nüüd kohe suulises. Jaa, täpselt, et anname teile selle. Aga missuguse, ma ei tea, mis mul on üle lombi, üle järve, üle mere, sellise luuletuse. Jukule õpetati, sealpool lompi elavad pahad, agressiivsed imperialistid, roiskuvad populistid. Nende ajud on pestud. Nende saated on vaenulikud, puhas propaganda. Neid kuulavad selgroota lömitajad, vaenlase mõjuagendid, kodanlikud natsionalistid. Jukule õpetati, sealtpoolt järve tulevad head. Nende kultuur on üllas, nende keel kõik võimas. Nende ideoloogia on võitmatu, sest ta on õige. Telekas ja kinos nende filmid, võitlevad nende kangelased. Nende hävitajad ja raketid on head, kaitsevad meid sealtpoolt lompi lähtuva ohu eest. Aga Jukuga kaklesid ikkagi järve tagant tulnud. Jukust on saanud Juhan, lombist on saanud järv, järvest on saanud lomp. Kes kakleks Juhaniga veel? No vot. Aga ütlegi üks lehekülje number, ma olen juhusega luuletuse siit. Ütlegi üks number. 9. 69. No vaata, mis tuleb 69. Oksjon, võtame oksjoni siis. Oksjon, see on see ülevaade ajaloost, vaata kui tore tuleb välja. Oksjon, vare, see tuleb isegi natuke Siuruga seoses. Nii, oksjon, vares, sirbi, haamriga, mustem päev kui söed ja nõed, aia taga võõrad väed, nutsid metsad, liivad jõed, nõmmed, nurmed, orud, mäed. Nugis, luua, haamriga, ühtses rivis vennad õed, ühendas seal rahvas käed, priius mõtted, aated, tõed, õnnetähis taevaväed. Eesel ise haamriga, müüdud metsad, liivad, jõed, müüdud nurmed, orud, mäed, müüdud priius, aated, tõed, Eesti rikast põlve näed. Vot selline sooviluuletus, aitäh. Aitäh. Tahate veel mõne soovilooma? Ma arvan, et anname nüüd inimestele võimaluse neid sooviluuletusi ka enda kogusse saada ja mina tänaksin teid väga selle eest, et olete täna siia meiega kohtuma tulnud. Jah. Aitäh, näis, mis siin sees on. Linnakirjandusega tuitamised Tartus. See on vastne raamat või ei ole? No see päris vastne ei ole, see on meil siis ma vaatan mul juba olemas. No siis on seal veel üks märkmik. Seda mul küll ei ole, aitäh. Näeme Lutsus. Aitäh. Aitäh tulemast. Aga nüüd on tõesti, kes tahab saada seda kogu endale, võib tulla minu juurde ja anda mulle 10, see on võimalik. Te võite kanda 20, ma annan 10 tagasi, et siin ja piisab ka.
Saab 2 kaarti. Sõbra hind ongi 20 tegelikult. Kui te olete sõbrad, palun.